Meie oleme tšintšillad ehk villakhiired. Me oleme väga uudishimulikud ja meile meeldib väga mängida. Meile meeldib joosta ja hüpata. Me oleme sõbralikud ja hammustame ainult siis, kui meid ehmatatakse. Mida suurem puur meil on, seda mugavam meil seal elada on. Meil võiks olla torud ja väikesed majakesed, kuhu me saaksime sisse pugeda. Me oleme väga väletad ja hüppame kõrgele. Närime kõiki asju. Ja kui ma peitu vaen, siis sa mind enam kätte ei saa. Kodus armastame me igasuguseid asju närida, näiteks tapeeti ja vaipa ja diivanit ja võime ka elektrijuhtmeid närida. Peitke need meie eest ära. Tšintšillad on taimetoidulised. Tšintšillad söövad peamiselt heina ja neile mõeldud pudi. Ja hein peab neil olema kogu aeg ees. Tšintšilladele võib ka anda värsket toitu, näiteks porgandit ja või lillelehti, aga nendega ei tohi liialdada, sest muidu läheb neil kõht lahti. Aga rosinad ja pähklid on nende maiustused. Nendel peab olema alati puhast joogivett. Tšintšillade hambad kasvavad kogu aeg. Sellepärast on vaja, et neil oleks närimiskivi või puuoks. Et siis nad saavad hambaid kulutada. Aga ei tohi anda okaspuuoksi, sest need on tšintšilladele mürgised. Päeval me tavaliselt magame. Meil oleks vaja, et meie ümber oleks rahu. Kui kogu aeg on lärm, siis me läheme stressi. Lähme pühadeks koju! Lähme jaa! Nüüd me lähme koju Lõuna-Ameerikasse. Tšintšillad on pärit Lõuna-Ameerikast, Andide mäestikualadelt. Nad elavad kaljulõhedes, väga kõrgel. Küll on hea, et meil on nii paks ja mõnus kasukas, seepärast ei jääme siin üleval haigeks. Aga see ilus ja paks kasukas on meil natuke kahjulik ka. 19. sajandi lõpuks oli meid juba nii palju kütitud, et meil jäime ääredalt välja suremisohus. Me oleme arukad loomad. Ja näiteks me tunneme hääli ära. Ja kui harjutame, saame ikka selgeks ka lihtsamad käsklused. Aga ära oota, et millest saab kohe süleloom. See on muidu võimalik küll, aga pika aja ja väga suure vaevaga. Aga siiski meeldib meile rohkem vabad ringi liikuda. Ja me tahame ümbrust uudistada. Oma kodupuuris on meil turvaline. Aga kui me looduses elame, peame me kiskjaid kartma. Aga meil on selle jaoks üks kaval nipp. Meil on nutukarvad ja siis, kui kiskja tuleb, me laseme need lahti ja need lendavad otse kiskjale näkku. Ja siis ta ei näe midagi ja me võime ära põgeneda. Oh, jee, vaadake, kodu paistab! On ja! Oo! Meie oleme närilised, aga me oleme rohkem orava või jänese moodi kui hiire moodi. Meil on paks karvane saba. Meil on mustad silmad ja õhukesed läbipaistvad kõrvad. Ja meil on paks karvkate. Me oleme kõige tihedama karvkattega imetajad. Tihe karv kaitseb meid kuuma eest, külma eest ja parasiitide eest. Me oleme hästi puhtad loomad. Me armastame end pesta. Pesemiseks kasutame me liiva. Veeretame ennast liiva sees. Niimoodi me saame lahti rasva ja õliplekkidest. Meie kasukas on ilus ja korras. Meie saame suguküpseks 7–9 kuuselt. Tiinus kestab 111 päeva. Tavaliselt tuleb meil 1–3 poega. Kui meie pojad sünnivad, on nad juba täiesti välja arenenud. Neil on 2 lõike hammast suus, nii üleval kui all. Silmad on lahti, keha on karvadega kaetud. Kui meid kodus hästi kasvatatakse, võime me elada 10–15 aastaseks, vahest isegi 20-seks. Meie tšintšillad oleme öise eluviisiga. Sellepärast on meil pikad ja igad vurrud. Need on 12 cm pikad ja nendega saame öösel kompida.